Mul on kogu aeg hea, kindel, turvaline olla. Iga päev on megapõnev. Elu on üdini hea. Kas sa saad sellele alla kirjutada? Ehk kas sa päriselt tunned nii, et nii on, see on minu elu? Vajadus kindluse ja turvalisuse järgi on inimese põhivajadus. Kõigist kõige sügavam, baasvajadus. Iga inimene pühendab oma elu sellele, et saavutada see kindlustunne. See on meie veres ja üdis, rakumälus ja geenides nagu kitt. See valitseb meie üle rohkem kui ükski teine nähtus siin elus. Valitseb sellise võimuga, et eranditult kõik me oleme toorjad. Ta jõud on vääramatu. Ka selle maailma kõige vägevamad ja rikkamad ei pääse sellest harjusest. Ta valitsuse täidesaatev võim on hirm. Hirm ja ärevus. Ärevus ja ebakindlus. Hirmu barjäär on see tegelik põhjus, miks me ei ela särades, täiega, elust 100 rõõmu tundes. Ma pean jääma ellu, iga hinna eest. Just sellele on üles ehitatud kogu psüühika toimimine. Kogu meie psüühika ei ole mitte midagi muud kui ellujäämisprogrammistik. Jookse naudingu järgi, jookse ohu eest, jookse, rabele, võitle, võistle, ole naabrist parem. Ja kui sellest naabrist paremaks saad, liigu järgmisesse hinnaklassi, kus on järgmised naabrid, kellest paremaks saada. Mitte kunagi ei saa lõplikult lõõgastuda, sest mitte kunagi ei ole küllalt. Kuskil kuklas on ometigi lootus, et kui ma ainult selle kätte saaksin, mis iganes see siis ka ei ole, siis ma saaksin lõpuks ometi lõdvestuda ja hakata elu nautima. See on tegelik, julm, rättreis, millest ei pääse mitte ükski. Ja millest ei päästa omakorda mitte ükski asi, mitte ükski suhe ja üllatus, isegi finantsvabadus mitte. Tegelikult just raha nägemine turvatunde allikana on üks peamisi põhjuseid, miks me nii meeletult ärevust kogeme. Nii palju oma eludes kannatame ja seega oma eluaega raiskame. Kui sa mõtled enda jaoks, milline oleks see summa, mis minu arvates kindlustaks absoluutse turvalisuse elu lõpuni. See on hästi hea küsimus ja vahest kulub selleks väga palju aega, et see illusioon läbi näha, et sellist summat ei ole. Sest raha eest saab kindlustada väga paljut, aga kaugeltki mitte kõike. Ärevus tervise, laste lähedaste pärast, miljon muret jääb alles. Sest alati võib midagi juhtuda. Pidev ärevuse foon. Tihti nii sügavalt alla surutud ja tuimestatud, et inimene ei oska seda isegi enam teadvustada. On karistus, mida me maksame läbi kogu elu. Karistus mille eest siis? See on karistus teadmatuse eest. Meile lihtsalt pole õpetatud, et elada saab ka teisiti. Elu ilusam osa on meie eest justkui kodeeritud. Lukus teadmatuse taga. Ja väljapääs sellest lõksust on identne kõikide teiste elulõksudega. Ainus, mis tegelikult juurelt aitab, on saada vastav lahti lukustaja. Lasertäpne teadmine, dekodeerija, mis lukustab lahti ehk avab võimaluse liikuda järgmisele tasemele elukvaliteedis. See teisiti elamise võimalus ei ole väike samm. See on sisuliselt kvanthüppe inimese elus, sest muutub kõik. Tegelikult piisab ainult ühest vägevast dekodeerijast, et kardinaalselt pea peale pöörata oma arusaamine elust ja endast oma elu sees. Kas on võimalik elada selle orjuseta? Vastus on kindel jaa, sest mõnedel teatud küpsusastmesse siiski õnnestub. $1 miljoni küsimus on kuidas? Mis on see praktiline samm, mis mind sellest elupõlisest orjusest vabastaks? Vabaduseni ebakindlusest viib 2 teed. Üks on psüühikast, teine olemusest lähtuv.
Tegelikult on need lihtsalt erinevad lähenemised samal asjale. Üks neist loogiline ja arusaadav, nagu mööda serpentiini mäkketõus, teine järsk, kiirliftiga. Tänases osas keskendume esimesele võimalusele. Nagu meil kombeks, hakkame siis jälle otsast harutama. Psüühika toimimisest lähtuvalt saad sa elada kas allalati või ülalati elu. Allalati elus oled sa kogu aeg üle pinges. Kannatad pea pidevalt emotsionaalse valu käes. Ülalati elus tunned ennast enamus ajast lõdvestunult, mõnusasti ja turvaliselt. Kuidas saada sellest latist üle? Looduse poolt on inimese sisse kodeeritud võimalus teha hetkeline hüpe. Selline hüppeline kasv turvatundes ja seda kogu ülejäänud eluks. Et seda teha, peab esiteks teadma, et selline võimalus on olemas ja teiseks tuleb taibata selle võimsust, sest see on üks vägevamaid otsuseid, mida inimene kunagi teha saab. Selline otsus keerab kogu senise elukäsitluse pea peale. See otsus on võimas. Lõpetada põgenemine elu eest ja hakata täiega elama. Ainus praktiline tee selleks omakorda on lõpetada vastuseis elule. Tundub liiga lihtne. Aga kuidas seda teha? Ainus põhjus, miks sa praegu täiega ei ela, ei sära oma elus, on see, et sa kardad elu. Ja läbi selle on sul vastuseis elule. Pinge. Kui sa vaatad ausalt otsa sellele, et mida sa siis täpselt kardad, siis jookseb see kokku ühte lihtsasse kohta. Sa kardad ennast halvasti tunda. Ja nii lihtne see ongi, mitte midagi keerulisemat. Kõik need miljon-triljon hirmu ja ärevust ehk põhjust, miks sa kogu oma potentsiaali ei kasuta ja elust pöörast rõõmu ei tunne, on ainult hirm tunda ennast halvasti. Ehk kogeda negatiivseid emotsioone. Ehk taandatuna sa kardad oma tundeid, sisuliselt iseenda elujõudu, mida sa juhtida ei oska. Sest hirm oma emotsioonide eest on kõige trikim kurja juur üldse. Kui sellest läbi häkkida, avaneb kirjeldamatult teine pilt elus. Avaneb elus vaade elule. Siit järgmine loogiline samm on muidugi see juhtimine ära õppida, ehk selgeks teha see tehnoloogia, metoodika, kuidas oma emotsioone valitsema õppida, sest muidu valitsevad nemad sind nagu orja. Loogika turvatundega on hästi lihtne, sest turvatunne on otseses korrelatsioonis isikliku väega. Mida madalama teadvuse tasandi emotsioone sa kasutad, seda vähem on sul väge. Seda ebakindlamalt sa ennast tunned ja seda õnnetum sa oled. Jõu juurdevool, kui sa õpid vabastama madalamate tasandite emotsioone, on tohutu. Liikumine madalamalt tasandilt kõrgemale annab logaritmilise, mitte aritmeetilise väevõimenduse. Ja see on omakorda looduse poolt disainitud tagasisidemehhanism. Negatiivsus ei kõlba elu tegemiseks. Valuga luues lood sa valu juurde ja loodus ei salli elu lõhkumist. Elu armastab elu. Nii et kui sa teed esimese sammu, et oma negatiivsuse soost välja ronida, tehakse sulle 10 vastu. Jõu juurdevooluna, naudinguna. Ehk juba raamatute raamatus on öeldud, et kellel on, sellele antakse juurde. Kellel ei ole, sellelt võetakse viimanegi. Teeme siis põgusa ülevaate, mis võimalused meil inimesena on turvatunde skaalal. Selle kirjeldusega saad panna endale kaunis täpse diagnoosi ja see omakorda võib käivitada põletava vajaduse sellel teema või see teema endale ükskord ja alatiseks põhjani praktiliselt selgeks teha. Milline näeb siis välja see allalati elu? Ühisnimetaja siin on totaalne ebaturvalisus, hirm, pidev ärevus ehk elu Ameerika mägedel. Miks? Sest 80-90% elust ei juhi sa oma seisundit. Sinu kogemust elust juhivad ellujäämisprogrammid. Kõik väljapool juhtuv trigerdab sind. Sa oled nagu hüpiknukk. Sinu ärkvelolek on uni, ütlevad sellise elu kohta inimesed, kes ise nendest programmide välja on jõudnud. Madalamast madalam, hullemast hullem on elada
häbi, süütunde ja apaatia tasandil. Kõige ebaturvalisem, kõige hädisem, haledam, nõrgem. Süütunde tasandil elada on maapealne põrgu, selline pidev piin, et inimesel kaob soov edasi elada, sisult ta juba ongi nagu natuke elav surnu. Turvatunde skaala näitab ümmargust 0. Enese hinnang on allpool 0. Selline inimene võngub raskelt. Keegi ei taha tema lähedal olla, ta on koormaks nii endale kui teistele. Kui kellelgi õnnestub selline inimene nutma panna, on see parim, mis juhtuda saab. Läbi selle ta tõuseb aste kõrgemale. Ainult natuke parem on järgmine tasand, kurbus ja kaotusvalu. Kuigi elu tundub nii ebaõiglane ja hirmutav, on siiski tibuatilluke lootus, et keegi kuskilt tuleb ja päästab ma ära. Selles lootuses on juba killuke turvatunnet, pigem aimdus selle olemasolust kuskil minust kaugemal. Lemmiktegevus sellel tasandil on enesehaletsus. Kui enesehaletsuses pikalt püherdatud, võib see viia taipamiseni, et nii ma ju kaotan kõik elus, mida ma kunagi soovinud olen. Ja siis võib see käivitada inimeses iha parema elu järgi, ehk ta hakkab otsima esimest sammu, et sellest välja saada. Ainult selle otsusega, voilà, oledki tõusnud järgmisesse, hirmuklassi. Siin on teatud turvatunne juba täiesti olemas. Samas inimene elab illusioonis, nagu keegi tahaks seda kogu aeg temalt ära võtta, mistõttu on vaja pidevalt võidelda ja võistelda. Ometigi on seal juba jõud tegutsemiseks. Kui su tegutsemise motiiviks on hirm ilma jääda, oled sa seadistatud pideva ärevuse maailma. Selles tasandis elab enamus inimkonda. Ja see takistab su tõeliste annete ja võimete õitsele puhkamist. Siit välja on suureks abiks leida endale selline tugev juht, mentor, sõber, õpetaja, kes on ise selle kadalipu läbinud, teab teed välja. Koos tegutsemise ja teadmiste kasvuga, eriti kiiresti koos tugevama abiga, areneb väga kiiresti iha, teadvuse tasandi, mentaliteedi ja energia nagu saavutamiseks. Iha saavutada, õppida, paremaks saada, ära teha, iha täita oma unistused, aga ka iha olla teistest parem. Mida rohkem tegutsed, seda targemaks saad, seda rohkem maailma mõistma hakkad. Ja järjest suurenev turvatunne on selle kinnituseks, et sa oled elu edendamise teel. Tagasilöögid ja saamata jäämised saavutamise teel põhjustavad omakorda järske negatiivseid energiavoogusid, mis tõstavad inimese vihatasandile. Õnnestumised toidavad uhkust, kus turvatunne on juba märkimisväärne. Aga need tugevad energiad on siiski nii kurnavad, et põletavad su varem või hiljem läbi. Kui inimene selle pendeldamise viha ja uhkuse vahel, ta on tegelikult iha, viha ja uhkuse vahel, sellises kolmnurgas, lõpuks taipamise kaudu läbi näeb, läbipõlemise kaudu läbi elab või teadmiste kaudu aru saab, taipab sellest lõks olemasolust, siis avaneb talle elu suur võimalus. Võimalus hüpata üle lati ellu, julguse ja aususe tasandile. Sellel tasandil toimub tõeline läbimurre. Läbimurre selles, kuidas sa elu koged. Avaneb võimas isiklik vägi. Kogu see uinunud jõumassiiv, mis seni alla surutud emotsionaalse valumassiivi all peidus oli olnud, saab sulle nüüd kättesaadavaks. Kogemusena on see justkui ümbersünd täiesti teise maailma. Kõik elus, kogu maailm tundub olevat järsku toetav. Kõik, mis enne hirmu ja ärevust põhjustas, tundub nüüd põneva mänguna, kus fundamentaalselt puudub kaotuse võimalus, sest igast tagasilöögist saad sa targemaks. Sa võidad alati. Sa taipad, et sa võidad alati. Seega avaneb rahulik julgus võtta ette asju, mida sa seni kunagi teinud ei ole. Teha fundamentaalseid kannapöördeid kõigis eluosades, kus enne tundusid endale ohver olevat. Ja sa taipad hästi sügavalt, et mitte midagi ei ole kaalul. Sest kõige tähtsam, mille nimel kogu mäng käib, seda ei saa keegi mitte kunagi sinult ära võtta. Sa üdini taipad, et kuniks sa säilitad aususe,
oled sa pikas mängus alati kaitstud, alati võitjate poolel. Ja ainus asi, mis tõesti kaalul on sinu võimekus jääda inimlikuks. No matter what. Ja siis sa teed otsuse, mina jään alati normaalseks. Ükskõik, mis ka juhtu. Ma saan seda endale lubada, sest minuga on alati kõik korras, igas olukorras. Sest ma toetun absoluutsele teadmisele, dekodeerijale. Sügavaim inimlikkus on üllus. Kas su peres, sõprade seas, tutvusringkonnas on keegi selline, kelle puhul võib sellist kõrget mõistet kasutada? Ja mida sa tunned, kui sa tema peale mõtled? Sügavat sooja heatahtlikkust. Kujutad ette, mida sa tunneksid, kui sa ise oleksid üllas üdini. Ja sinuni jõuaks kõikide nende sügav soe heatahtlikkus, kes iganes sinuga kokku puutuvad ja kes sinust mõtlevad. Kas selline elu võiks olla kunagi ebaturvaline? Mida tervemast kohast inimene elama hakkab, seda tervemaks muutuvad teised temaga suheldes. Ja niimoodi varem või hiljem tekib ressursi ülejääk igal tasandil, sealhulgas rahas, mis hakkab järjest vabamalt voolama. Inimene hakkab kogema ülevoolavat heaolu igas hetkes. Ja loomulikult kõike täitvat turvatunnet. Mis on siis sellise inimese elus teisiti? Mis on ülluse fenomen? Selline inimene on lõpetanud totaalselt vastuseisu elule. Ta on 100 elu poolt. Temast kaob pinge. Just see teadmine on tegelikult kogu turvatunde dekodeerija. Realiseerida oma elus just see teadmine. Nii uskumatult lihtne ja nii meeletult võimas, kui sa sellele päriselt tegevusena pihta saad. Kogu ebakindluse juurte juur on vastuseis. Selle läbi häkkimine on elus kõige võimsam mängumuutja ever. Põhimõtteliselt kõik koomikakursused ja podcastid on ainult sellest, kuidas taibata, mis asi see vastuseis üldse on ja kuidas seda siis sulatama hakata. Või sellele pomm alla panna. Tegelikult on ka see võimalus. Et sellisest toorest, visklevast, ebakindluses vaevlevast tüübist saaks küps isiksus. Ja see ei sõltu tegelikult üldse vanusest. Teatud küpsusastmel kaob sul isu ära huvi positsioneerida end teiste suhtes. Ja sellega hakkavad sulama sellised jäigad mustrid, mustvalge maailm. Jäikus elus tekitab vastandumist alati ja sellega meeletut jõukadu. Ja sellega omakorda süvenevat ebakindlust, haavatavust. Isiksusena küpsedes muutud sa hästi paindlikuks, hästi normaalseks ja kogu su jõud on suunatud ainult lahendustele. Eks oled läbi hammustanud, et võita saab ainult kahepoolselt. Sellega kogu elu, igal tasandil, muutub ainult win-win mänguks. Kuna sa ebaõnnestumisi ei koge enam isikliku läbikukkumisena, oled sa praktiliselt haavamatu tagasilöökide suhtes. Miski ei hirmuta enam. Ühelgi sündumusel pole väge sinus frustratsiooni tekitada. Nii süütunne kui teiste süüdistamine lõpeb täielikult. Kadedus nähtusena muutub ülilapsikuks. Nii aburaks, et sellega kaasaminek on välistatud. Sinust saab tõeline realist. Ma saan alati hakkama. Alati leidub mingi võimalus. Igast olukorrast on väljapääs. Ükski asi ei ole nii tähtis, et ma peaksin maksma oma meelerahuga. Sa taipad ülilihtsa tõe, võimsa dekodeerija ennast kindlalt tundvate inimeste maailma viimiseks. Tegelik tarkus on õppida tegema tähtsaks tegelikult tähtis ja võtta kogu oma jõud kõigelt, mis sind elus haledaks teeb. Ütlen seda veel kord, sest see on nii oluline. Tegelik tarkus on õppida tegema tähtsaks tegelikult tähtis ja võtta kogu oma jõud kõigelt, mis sind elus haledaks teeb. Kuna sa lõpetad otsustavalt jõu raiskamise, hakkad nautima isikliku väe kogunemise naudingut. Ja see on nauding, tõeline nauding. Ellu tekib ülevoolav heaolu tunne. Sa ei pea enam kellelegi midagi tõestama.
Ja selliselt baasilt on ülilihtne raha luua. Täpselt nii palju, kui sa valid seda teha. Sest ahnus sulab koos ebakindlusega. Mida kindlamaks, turvalisemaks, naudingulisemaks sisemine seisund muutub, seda väiksemaks tegelikult muutuvad vajadused. Külmas ei ole, näljas ei ole, kõik ülejäänu on tegelikult luksus. Mängu ilu pärast. Ja seda mängu võib mängida lihtsuses või luksuses, see on maitse asi. Aga ükski mäng ei oma enam võimu mängujuhi üle, sest nüüd on mängus juht. Ja kui sa oled piisavalt luksuses mänginud, jõuad punkti, kus ainus, mis sind tegelikult sügavalt käivitab, on totaalne vabadus. Ehk mis on omakorda selle mängu all. Iga teadvuse tasand emotsioonide skaalal värvib inimese kogu maailma pildi ja kogemuse samasse võnkesse, milles on selle tasandi valdav emotsioon. Madalamad võnked on nagu kivid, mis su turvatundest eemale hoiavad. Absoluutsesse turvatundesse on seega võimalus jõuda kogu selle valulasti vabastamise kaudu. Iga vabastatud emotsioon justkui laseb sinu isiksusest ühe kivikamaka lahti ja sa muutud kergemaks, vabamaks. Seda hetke inimese elus, kus ta läbi häkib oma vajaduse elust välja rookida kogu negatiivsus, nimetatakse ärkamiseks. Transformatsiooni protsessi ennast puhastumiseks. Ja sellise puhastumise protsessi tulemusena toimub pidev muutus inimese isiksuses. Ehk ta ei lähe ühel õhtul magama enam sama isiksusena, kes ta hommikul tõustes oli. Ehk muutus ühes päevas on kirjeldamatult võimas. Inimest, kes taipab, et see on kõige tähtsam asi üldse, millele pühenduda, on läbi aegade nimetatud sõjameheks, varitsejaks, stalkeriks. Stalker varitseb oma nõrkuseid ja stalkerina elamine on kõige põnevam asi üldse, mida enda eluga teha saab. Sellel teel omakorda on nii palju nüansse, nii palju karisid, et sellel navigeerimiseks on väga mõnus saada natukene tuge inimeselt, kes seda juba praktiliselt tunneb. Kuna tänu Oomika podcastile on paljud selle teotsa kätte saanud, siis teist hooaega avasin eraldi stalkeri kursuse, millel hetkel on üle 100 osaleja. Hea on omaks võtta selline teadmine, et puhastumine on absoluutne nõue. See on looduse poolt sisse kodeeritud nõue inimese arengu teel, et ta saaks nautida elu absoluutses turvalisuses, absoluutses naudingus. Sest tõeline turvalisus nagu tõeline edukuski on absoluutne. Tegelikult on nad sama asja erinevad parfüümid. Nagu ma alguses mainisin, on olemas ka teine lähtepunkt absoluutse turvalisuse kogemiseks ja sellesse jäämiseks, aga sellest juba järgmisel korral. Nüüd lõpetuseks ma annaksin 3 hästi praktilist sellist võimalust, mida kohe teha saab, et oma turvatunnet tõsta. Ja mitte vähe. Esimene selline tehnoloogia, ma nimetan seda LLL, lõpeta laus lollus. Lõpeta, lihtsalt otsusta, totaalselt. Igasugune tagarääkimine, halvustamine, kritiseerimine, virisemine, nutt ja hala. Lõpeta otsustavalt, järsult, nagu noaga, ka oma mõtetes. Lihtsalt ära tee seda. Anna endale selgelt aru, mida sa teed kogu selle negatiivsuse võimendamisega. Miks sa seda kasutad? Keda see paremaks teeb? Keda see aitab? Taba ära see hetkeline üleolekut tunne teisi taga rääkides või paika pannes. See uhkuses tekiv paraturvalisus. Ehk korraks justkui tunned ennast tugevana, aga hetk hiljem keerab see iseenda vastandiks. Su isiksus on pärast muutunud alati gramm nõrgemaks. Ja seda on lausa füüsiliselt tunda, siuke paha maitse jääb suhu. Hakka seda märkama ja siis kaob sul igasugune isu varsti klatšida. Mõne aja pärast sa võid hämmastuda, kui suure efekti ja kui lühikese ajaga see tillukasi sõelus annab, see ei ole üldse midagi vähest. Ehk elu reageerib sinu isiksuse kvaliteedile tegelikult hetkega. Teine turvalisust tõstev selline võimalus on selline hästi praktiline ja silmi avav. 5, kui sa paned kirja kõik need asjad, mis enne sinu arust juhtuma peaks, et sa saaksid ennast turvaliselt tunda.
lihtsalt pane kirja, millega sa oled enda mõtetes sidunud turvatunde. Ja see avab su silmad tingimustele, mida sa oled elule seadnud. Ja siis juba seda tehes ja eriti hiljem seda üle lugedes ja nagu vaadates seda, võib tekkida megataipamine, kui jabur see on. Ja taipamine omakorda võib viia sind otsuseni ümber õppida. Õppida tugevaks, sõltumatuks. 3. on hea endale teadvustada, et ühte absoluutset tõde. See on hästi lihtne. Ainus, millega sa hakkama pead saama, on praegune hetk. Ehk ei ole mingeid koormaid tulevikust ja minevikust. Ei ole palju asju, mida teha. Ja see on alati nii olnud. Niimoodi läheb elu hästi lihtsaks. Ja nüüd sellel praegusel hetkel on sul alati ainult 3 võimalust, nagu vene muinasjutus. Valik 1 on olla ori. Ehk mitte kasutada oma võimet valida, lasta autopiloodil endast juhtida. Ebakindlus kogu eluks on garanteeritud, kuni surm teid lahutab. Paraku, umbes 80% elust sa tõenäoliselt kasutad seda valikut. Valikut mitte valida. Valik 2 on olla tark. Ehk valida parim, mida hetk nõuab. See oskus eeldab sellise sisemise kiiruse väljaarendamist, kus sa oled võimeline oma fookust juhtima. Sest ainult fookuse kaudu on võimalik valida. See juba eeldab natuke seda valumassiivi vabastamise praktikat, et jõud oleks nii palju vabanenud, et sa üldse saad aru, millega on tegu. Niimoodi muutub elu hästi sisemiselt nagu hästi kiireks ja teiselt poolt hästi rahulikuks. See on juba äge elu. Valik 3 on midagi väga ebatavalist. See on valik olla vaba. Ehk olla kogu aeg vaikimisi vabaduse seisundis. See juba on nii eriline võimalus, millega enamus pole praktiliselt kunagi kokku puutunud. See ongi stalkeri tee. See on võimalus, kus elu muutub mega põnevaks, täiesti rutiinivabaks, kus muutused on väga-väga kiired. Selleks on vaja enamasti piisavalt elu tagasilööke kogeda, et küpseks otsus. Ma ei taha enam ebakindluses elada. Peab olema ka teine, parem võimalus. Peab olema võimalus elada nii, et mul on alati hea, kindel, turvaline olla. Sõltumata sellest, mis mu ümber toimub. Ma ise tegin selle otsuse 14-aastasena ühel varahommikul enne kooli minekut. Kooli, mille süsteemi vastu ma võitlesin iga oma ihurakuga. Ja sellel hetkel ma lubasin endale, et ma õpin ja katsetan ükskõik kui palju. Ja ma teen selgeks, mis asi see elu selline on. Aga sellist elu, millest ma tegelikult aru ei saa. Ja kus keegi teine või mingi süsteem mu tegevusi määrab ja kuidas ma seeläbi ennast siis abituna lõksus tunnen, kui ma suureks kasvan, siis niimoodi ma elada ei kavatse. Ehk ma õpin elama päris oma elu ja nii, et mul on kogu aeg hea, kindel, turvaline olla. Ja ma ise saan alati valida, mida ma teen ja kuidas ma ennast tunnen. See otsus, mida ma lapse ja oma siiruse jõuga tegin, oli nii vägev, et samal hetkel minust käis, ma nagu hetkega muutusin kellekski teiseks. Mul on see nii selgelt meeles. See jäi minuga läbi kogu elu. Kõige suuremaid muutuseid, vist kõige suurem üldse, mis mu elus on juhtunud. Sest selline otsus selle sees on programmeeritud taotlus, mis ei ole üldse väike asi. Sellega lüüakse mu saatusesse kiil ja kõik muutub järsult. Ja see tegelikult ongi see tegelik põhjus, miks ma neid podcaste teen. See on põhjus, miks ma väga noorena lõin endale tillukese ettevõtte, mille abil olen täitnud ühe unistuse teise järel. Ja sellel teel stalkerina siis olen kogunud nii tohutu praktilisete toimivate teadmiste paketi, et puhas raiskamine oleks seda mitte jagada. Kuidas ühendada sisemine vabadus, turvatunne, oma unistused, ettevõtlus ja teha seda niimoodi, et elu oleks nagu päriselt hea. Ja ma panin sellest kokku sellise hästi kokku surutud ühepäevalise ülipraktilise intensiivkoolituse elust ettevõtjana naise silmade läbi siis, seekord siis ainult naistele. Nii et keda huvitab, olete oodatud 25. oktoobril Tao keskuse suurde saali teisel korrusel. On alati ka online järelvaatamise võimalused meie stuudios. Täpsed teadmised on koodimurdjad.
need on koodimurdjad nagu teise paradigmasse, fundamentaalselt normaalsesse suhtesse ellu ja teiste suhtesse nagu eluga ja suhtesse teiste omasugustega, milles elu ei nähta enam võistluse, vaid võimalusena. Ja kus hakkad elu kogema tohutu privileegina mängida ja tundma õppida seda käsitamatut müsteeriumi. Ja kus hakkad taipama, et ma tegelikult ei ole elust eraldi. Ja et ka need teised tegelikult ei ole nii väga minust eraldi. Me tegelikult oleme kõik samal poolel, ei ole vaenlaseid, ei ole konkurente. On ainult võimalus õppida, targaks saada, läbi mängida, veel targemaks saada. Ja seda kõike saadab järjest süvenev turvatunde ja sisemise naudingu kasv.